Tere päevast, head vaatajad, kuulajad. Oleme alustamas Eesti Töötukassa ettevõtluspäeva Tegutse targalt siin Tallinna Karjäärikeskuses Tartu maantee 80. See Vaale mäel asuv maja, mis kunagi oli suur paberitööstus, on nüüd muutnud paljuski sisu, aitab inimestel valida õiget suunda enda õppimise ja tööteel. Ja täna me räägime ka sellest, et kuidas Töötukassa aitab kaasa inimeste ettevõtlusega alustamisele. Töötukassa lisaks sellele, et me toetame inimesi tööotsingutel erinevate hüvitistega, pakume väga palju mitmeid teenuseid. Me oleme järjest enam hakanud ka toetama alustavaid ettevõtjaid. Ja kui me võtame seda aastat, siis kuni septembri lõpuni oleme me välja andnud 500 ettevõtlustoetust, mis on rohkem kui varasematel aastatel ühe aasta peale kokku. Nii et siin on tõenäoliselt kaks peamist põhjust olnud. Üks neist on see, et ettevõtlustoetus sellel aastal on olnud kõrgem, 6000 eurot. Ja kindlasti teine põhjus on olnud see, et tulenevalt tööturu olukorrast on inimestel tekkinud aega ja võimalust mõelda, kuidas edasi ja mida edasi. Ja sellega seoses ka meie ettevõtlusnädala raames oleme täna siia kogu päeva jooksul kella 10 kuni kella 3 kutsunud rääkima, arutlema ja küsimustele vastama palju erinevaid inimesi, kes on ise saanud ka tuule tiibadesse just siit samast karjäärikeskusest. Sest kuidas pihta hakata, kui oled teelahkmel, et kas jätkata palgatööga või alustada ettevõtlusega, siis üks võimalus on see, et sa kohtud karjäärinõustajaga või et sa osaled karjäärinõustamise teemalisel grupikonsultatsioonil, ettevõtjaks või mitte. Ja loodame, et tänase päeva jooksul me saame vastuseid siit erinevatele teemadele. Kui ettevõtlusega tegeleda ja sellega ka alustada, siis meie jaoks tänaseks päevaks on valitud 4 peamist teemat. Ole teadlik, ole väljapaistev, ole vastutustundlik ja mõtle suurelt. Need on 4 kandvat teemat tänases päevas. Nüüd enne kui me läheme juba ka sisu juurde, siis informatsioon selle kohta, et ootame teid aktiivselt osalema läbi küsimuste küsimise. Seda on teil võimalik teha läbi Slido portaali, saates sinna küsimusi, et esinejad saavad siis nendele küsimustele vastata. Nüüd, kui juhtub selline olukord, et küsimusi kas tuleb nii palju, et ma ajaliselt ei jõua vastata, siis me kindlasti vastame Facebooki lehel teile lähima nädala jooksul nendele küsimustele. Nii et väga loodame, et need küsimused saavad vastused, mida täna me vastata ehk ei jõua. Ma juba ütlesin, et meil on see päev kella 10 kella 3, see on päris pikk. Me kindlasti teeme siia iga osa vahele pausi, vähemalt 5 minutit. Kui juhtub, et on rohkem, siis on rohkem, aga 5 minutit kindlasti pausi, et saaksid vahetuda meie esinejad ja saaksid vahetuda ka meie panelistid. Meie slogan Töötukassas on ka selline, et koos suudame rohkem ja seda sloganit me oleme kasutanud nüüd ka seda tänast ettevõtluspäeva ette valmistades ja juba tänan ette selle ettevalmistuse eest Tallinna Loomeinkubaatorit ja Keskkonnaministeeriumi, kes oma päevaploki on siin ette valmistanud. Ja veel head vaatajad praegu Facebookis, selleks, et tagada meie tänase ülekande võimalikult hea kvaliteet, siis te näete seal sündmuse kirjelduses linki, et palun lülitage praegu ennast selle lingi peale ümber. Sealt uuelt lingilt on teil võimalik vaadata kogu aeg jooksvalt meie päevakava. Et ma ei hakka seda päevakava siin järjest ette
lugema. Te näete, et mis kell mingisugused teemad hakkavad. Arusaadavalt, kui on mingeid muid tegevusi vahepeal, et siis teate, millal täpselt tulla kuulama ja osalema. Ja loomulikult meie tänane ettevõtluspäev Tegutse targalt ka on salvestuses hiljem siis järgi vaadatav. Nüüd aga, et minna teemade juurde, siis alustame tõesti esimese teemaga. Tegutse targalt. Alustame teadlikkusest. Teadmised, nagu öeldakse, on uus nafta. Ja on väga palju erinevaid võimalusi, mis ettevõtjaid aitavad nende teel, ka siis, kui nad alustavad enda teekonda või siis, kui nad on oma teekonnal juba teatud etappi jõudnud. Loomulikult ei jõua me kõike käsitleda siin, aga mida me jõuame käsitleda on see, millest Töötukassa on kõige teadlikum ja see on kõik need võimalused, mida Töötukassa pakub ettevõtjatele läbi enda teenuste. Ja selleks on mul hea meel kutsuda siia rääkima meie erinevatest võimalustest tööandjatele Inge-Helene Pello ja Ailen Vestmani, kes on meie tööandjate konsultandid. Ja niikaua, kui nad siia jõuavad, siis lühikene tutvustus nende kohta ka, et Inge-Helene on töötanud siinsamas karjäärikeskuses ka karjääriinfo spetsialistina, toetades inimesi siis nende valikute tegemisel ja täna tegutsemas siis tööandjate konsultandina. Varasemalt on Inge-Helene tegutsenud ka ajakirjanduse ja muusika valdkonnas ja mitte ainult Eestis, vaid ka Suurbritannias, Walesis. Ja meie teine tänane esineja on Ailen, kellel on varasem töökogemus kommunikatsiooni valdkonnas ja ka personalitöös. Ja täna aitab ta ettevõtjatel siis selles suures infokülluses orienteeruda, selgitab tööandjatele erinevate teenuste tingimusi ja juhendab tööandjaid siis sellel teel, kuidas Töötukassa teenustest võimalikult palju abi saada. Olge head, Inge-Helene ja Ailen. Tere, on suur rõõm täna siin olla ja rääkida teile Eesti Töötukassa teenustest tööandjale. Minu nimi on Inge-Helene ja mina olen tööandjate konsultant Eesti Töötukassas. Tere, mina olen Ailen Vestman ja samuti tööandjate konsultant ja loodan, et täna Töötukassa teenuseid tutvustades saame just anda seda nõu, et kuidas kohaneda ja võita aega, võita inimesi ja sellise targalt tegutsemisega enda ettevõtluses hästi läbi lüüa. Aga teemegi tänase ettevõtluspäevaga algust ja ka täna meie ettekandega algust. Nii et vaatame siis, mis on meie tänased järgmised teemad. Kõigepealt vaatame otsa Eesti tööturu statistikale. Seejärel tutvustame teile meie tööotsinguportaali ja räägime teile selle portaali võimalustest ja ka potentsiaalist. Räägime teile palgatoetusest, mis teenusega on tegu ja kes kvalifitseeruvad sellele teenusele. Tööpraktikast tuleb meil samuti juttu, samuti koolitustoetusest ja jagame ka muud informatsiooni siis ettevõtlusteemal. Aga enne veel, kui me hakkame tänase ettekandega peale, siis tahaks teiega läbi viia mõned soojendusküsimused. Nii et olge head inimesed, kes te kodudes hetkel kaasa mõtlete, mõelge kaasa. Meil on ka siin väikene publikum, et teie käest siis küsiksime need küsimused ja olge kenad, andke ka käega märku, millist vastust teie pooldate. Ja küsin need küsimused. Kõigepealt siis, kui palju on Eesti Töötukassal teenuseid erinevatele sihtgruppidele? Variant A, kas on ligi 20 teenust, variant B,
ligi 30 teenust või variant C, ligi 60 teenust. Ja teeme siis nii, et kes arvab variant A, tõstke palun 1 käsi, kes arvab variant B, 2 kätt ja variant C siis ei tõsta kätt. Nii, vaatame siis. Ahaa, väga hea. Pakutakse meil ligi 30 teenust. Väga huvitav. On veel mõtteid? Ligi 60 teenust ka pakutakse. Väga tore. Tõepoolest õige vastus on ligi 60 teenust. Ma igaks juhuks Inge-Helene täiendan ja võtan hirmu maha kõikide kuulajate ees, kes vaatavad, et meil on pool tundi ja 60 teenust. Et siis meie täna tutvustame tööandjate teenused, mis on siis üks osa sellest. Nii et kõik 60 läbi ei käi, aga siiski vast mõned jõuame rääkida. Ja teine küsimus. Meetod on kõigil juba selge. 1 käsi, 2 kätt ja nii palju käsi kui on. Ja küsin, kui suur on Harjumaal kõrgharidusega tööotsijate osakaal? Ehk siis just Eesti Töötukassas registreeritud tööotsijad, kui palju nendest tööotsijatest on kõrgharidusega tänase seisuga? Kas A 55%, B 37% või C 20%? Väga hea, 55 käib läbi ja 37. Saan aru, et kes on siin käed tõstmata jätnud, pakuvad 20. Kuldne keskmine ehk et 37% ja auhind siia paremale käele, kes pakkus õige 37%. Mida see ütleb? See ütleb seda, et teie tööandjad, kui teie värbate, siis see on laias plaanis Harjumaal tööotsijate hariduslik seis. Üle Eesti, meil tuleb sellest hiljem juttu, üle Eesti on see mõnevõrra väiksem, aga siiski inimesed on haritud ja liiguvad tööturul üsna aktiivselt. Aitäh, Ailen! Ja meie 3. küsimus, kui palju inimesi külastab Töötukassa tööotsingu portaali ühes kuus? Nii, mis te siis arvate? Variant A 20 000, variant B 60 000 inimest või variant C üle 100 000 inimese? Nii, arvatakse, et 20 000 inimest külastab meie portaali, arvatakse ka üle 100 000 inimese. Tõepoolest, õige vastus on üle 100 000 inimese meie portaali külastab. Vot, aga sellest kõigest tuleb meil ka täna juttu ja teemegi meie teemadega algust. Ja alustame siis tööturust ja tööturu ülevaatest. Kõigepealt siis, hetkeseisuga meil on ligi 44 500 registreeritud töötut ning töötuse määr on 6,8%. Kui koroonakriis algas, oldi valmis, et see töötuse määr võib tõusta väga kõrgeks. Spekuleeriti ka suisa 14%. Seda siiski ei juhtunud. Ja kõige kõrgemaks kujunes töötuse määr siis 9%-ni. Ja seejärel ta jäi pidama ning hakkaski langema. Ja kui te näete ka siin maakondade lõikes, siis registreeritud töötus on meil kõige suurem Ida-Viru maakonnas. Ja kui üleüldiselt rääkida Ida-Viru maakonnast, siis üle aastate on olnud Ida-Virumaal selline kõrge töötuse määr ja seda siis erinevatel põhjustel, aga just nimelt siis eelkõige sotsiaalmajanduslikel põhjustel. Kui me piilume sisse registreeritud töötute profiili veelgi ja vaatame, et mis on see naiste ja meeste osakaal, siis see on enam-vähem võrdne. Näete siin ka büroo vaadet, osakondade vaadet, et kõige rohkem on meil tööotsijaid Tallinn ja Harjumaal. Ja pööran ka veel tähelepanu ühele numbrile arveloleku kestuskuudes. Sellist statistikat näete ka siin ekraanil, et sellele me pöörame ka tähelepanu, et arveloleku kestuskuudes on pikenenud koroonakriisi ajal, aga meie teeme omalt poolt kõik võimalikku, et inimesed leiaksid endale sobivad töövariandid ja saaksid ikkagi kenasti tööturul siis kohe ka rakenduda. Läheme veelgi sisse statistikasse, vaatame ka haridustaset, registreeritud töötute inimeste haridustaset. Ja siin me näeme, et 29% inimestest on kõrgharidus,
26% inimestest on kutseharidus ja 43% inimestest on erialase hariduseta. Siin on ka täpsustamata 2%, et millest see võib tulla. See võib tulla sellest, et kui inimene on just äsja ennast arvele registreerinud, siis võib-olla see statistika ei ole veel kohe kajastunud, et neid andmeid ei olda jõudnud sisse panna. Ja siin veel ka eelnevat töökogemust, et enne arvele tulekut, millistest sektoritest, millistest ametikohtadest inimesed on meile liikunud, siis siin te näete, et 10% inimestest on juhi positsioonidelt siia arvele liikunud, 7% on tippspetsialistid ja 19% on teenindus- ja müügitöötajad, et siin me kindlasti näeme ka seda koroona mõjutust väga tugevalt sees. Ja sellest statistikast, mida ma teile just hetkel ka rääkisin, seda te saate ka ise rahulikult vaadata ja sellega tutvuda, kui te lähete Töötukassa koduleheküljele ja kui te pöörate tähelepanu nendele oranžidele kastikestele, siis Töötukassast statistika ja uuringud, peamised statistilised näitajad ja sealt te saate ka vaadata seda statistikat ise järgi. Ja miks on üldse statistikast hea teada? Just nimelt seetõttu, et mida rohkem me teame sellest tööturust ja töömaailmast, seda strateegilisemaid ja paremaid otsuseid me teha saame. Aga nüüd tutvustame teile ka meie tööotsingu portaali ja juba te kuulsite, et üle 100 000 vaatamise meil kuus on. Ja läheme natukene põhjalikumalt sellesse sisse. Kui teie olete loonud ettevõtte ja hakkate endale töötajaid otsima, siis me kindlasti soovitame, et te panete ka töökuulutused üles meie tööotsingu portaali. Ja võib-olla olete te ka ise varasemalt juba seda portaali kasutanud, aga tahaksime teile anda natukene taustainformatsiooni ja seda siis sellisel määral, et ligi 50% kõigist Eesti tööpakkumistest just nimelt ongi leitavad Töötukassa portaalist. Ja nagu ka juba varem mainitud sai, meil on üle 100 000 külastaja ühes kuus. Samuti, kui te nüüd otsustate panna kuulutuse üles läbi meie portaali, siis teil avaneb ka võimalus ennast Euroopa tööturul nähtavaks teha, kui te otsite töötajaid Euroopas ja saate oma kuulutuse siis läbi meiega üles panna EURES portaali, mis on siis Euroopa Liidu tööotsingu portaal. Meie poolt on teile igakülgne tugi, kui te olete kuulutuse pannud üles, tekib teil küsimusi, tahate täiendada, midagi muuta vastavalt, et seda te saate kenasti teha. Samuti tööpakkumine jõuab ka sobivate kandidaatide e-mailile, et meil on selline põnev süsteem, mis siis seob inimesed töösoovi alusel teie kuulutusega ja nemad saavad ka e-mailile teavituse, kui on tulnud siis nende töösoovile vastav kuulutus üles. Läheme ka veel pisut tehnilisemaks, siin meie portaalist selline väikene väljavõte. Et kui te nüüd logite sisse e-Töötukassa kaudu ja hakkate seda kuulutust üles panema, siis tähtis on see, et te seoksite ennast ka selle asutusega ära, et te lähete küll isikuvaatest portaali sisse, aga esimesel korral, kui te sisse logite, peate te siis sisestama ka selle asutuse registrikoodi ja selle järgi seob meie süsteem ka kenasti teid selle asutusega ära ja te saategi avaldada töökuulutuse. Näitan ka siit pisut lähemalt veel. Hetkel te näete küll Rimi näidet, aga see variant on võetud meie testkeskkonnast, ehk siis need andmed ei ole reaalsed. Ja lihtsalt teile näiliselt vaatamiseks minu tööpakkumiste alt saate selle kuulutuse sisestada. Ja teile avaneb siis ka selline vaade, kui see kuulutus on kinnitatud ja näete inimesi, kes on potentsiaalsed kandidaadid siis teie töökuulutusele vastavalt ja saate ka nende inimestega siis vastavalt juba ise ühendust võtta. Näete ka seda, kui palju on vaatamisi teie töökuulutusele ja kui palju inimesi siis on juba täpsemalt ka kandideerinud.
nii, ja pisut ka tööampsudest, et kui inimesed on meile arvele liikunud ja ütleme, et otsivadki sellist pikemaajalist püsivat töösuhet, siis neil võib tekkida ka tunne, et nad tahaksid võib-olla teha rohkem ka korraks sellist ajutist tööd tööampsu näol. Ja siin olen ka välja toonud, et mis on siis ajutise töötamise tingimused. Et leping kestvusega kuni 8 päeva on üheks selleks tingimuseks ja bruto ühekordne töötasu siis, mis on inimesele makstud, ei tohi olla rohkem kui 233 eurot ja 60 senti. Aga nii palju siis tööampsudest ja nüüd ma annaksingi sõnajärje üle oma heale kolleegile Ailenile. Ailen, palun. Ma tahtsin veel täiendada, et tööampsu on nüüd kasutatud tööotsingute ajal lisavõimalusena eelmise aasta septembrist ja tänase seisuga üldiselt annab võib-olla nagu sellise üldise pildi, et kui populaarne siis on ampsutamine tööotsingute ajal, et ampse on tehtud 35 000 korral ja seda võimalust on kasutanud ligi 9000 töötut või tähendab tööd otsivat inimest, kes otsivad siis põhikohaga tööd ja teevad ka tööampsu sellel ajal. Ja kui teie tööandjatena mõtlete nüüd, et peas käib läbi, et kas nüüd ongi nii, et on tööotsijad ja on ampsud ja nii see jääbki, siis see mõte on selles ikkagi, et see on ajutine töötamine. Ehk et seal on piirang juures, et arveloleku ajal saab siis 2-aastase arveloleku ajal saab kuni 12 kuu jooksul neid tööampse teha. Et see ei ole selline tööturumeede, mis kestab või on mõeldud pikaajalisena. Et see annab teile võib-olla sellise natukene taustapilti veel juurde. Aga tõesti, nüüd lähme tööpraktikale, mis natukene jätkab seda teemat, et kuidas hoida inimeste aktiivsust, kuidas parandada nende teadmisoskusi. Tegelikult on ju tööamps ka selline, mis on inimese aktiivsuse hoidmisel väga oluline. Ja siis tööpraktikast lähemalt. Et tööpraktika nüüd, kui mina räägin teile ettevõtjatele, milline see võimalus on, siis oluline meeles pidada, et see lähtub tööotsijatest ja nende vajadustest. Millised on nende haridustase, millised on töösoovid ja praktika soov siis peaks aitama tööturule jõuda. Tänaseid teadmisi, oskusi parandada, täiendada. Võib-olla on viimasest töötamisest väga palju aega möödas, võib-olla on kooli lõpetamisest pikka aeg möödas, võib-olla on töötaja olnud lastega kodus vahepeal, ehk et on vaja teadmisi, oskusi värskendada, uuendada ja teile panen südamele, et kui tööotsija teie poole pöördub sellise sooviga, et siis te oleksite võimalikult avatud, sest et väga paljud tööpraktikad jõuavad ka väga pikaajalise ja eduka töösuhteni. Ehk et teie saate tööpraktika käigus anda edasi just neid teadmisi, oskusi, mis võib-olla sellel ametikohal vaja, kus teil on just hetkel vakantse, aga ei pea olema. Niisiis julgustame. Näiteks on IT-valdkonna ettevõtted, kes väga hea meelega ka ise tööpraktikat pakuvad. Ja siis lisaks näiteks on välja disainerid, turundajad, kõik sellised valdkonnad, kus tööpraktika on väga vajalik ennem töölepingu sõlmimist. Ja mis on siin veel oluline, et tööpraktika on ikkagi töökogemuste andmine. Ehk et see ei ole töötaja tundmaõppimine, tööandja tundmaõppimine. See toimub tavaliselt ikkagi katseajal ja see on katseaja eesmärk. Ja tööpraktika võib olla maksimaalselt kuni 4 kuud. Niisiis sellised põhitingimused ja lisaks ka see, et nagu Töötukassaga suheldes, kellel on kogemust olnud, siis kõik lepingud ja muud kokkulepped ennem, kui inimene sellele kohale asub. Ja halduslepingu siis tõsi sõlmib tööandja. Aga siin on nüüd ülevaade, et mis on siis, millised hüved on tööandjale. Kuna tööandjal on oluline koormus ka ju
juhendamisel ja meie huvi on nii tööotsija kui meil vahendajana, et see praktika oleks võimalikult kvaliteetne ja võimalikult tulemusrikas, siis Töötukassa maksab juhendajale juhendamistasu. Siin on välja toodud, millised on need erinevad määrad kuude lõikes ja kokkuvõtlikult tööandjal, juhendajal on siis need kohustusena sõlmida haldusleping, tööpraktika osavõtu lehte täita, praktikapäevikut ja saada siis selle kõige eest juhendamistasu Töötukassalt. Praktikant tööpraktika ajal töötasu ei saa. Töötukassa maksab päevaraha, sellist õpipoisi lõunaraha ja sõidutoetust kuni 26 eurot päevas. Sõltub siis sellest, milline on asukoht, elukoht, kui on suuremad vahemaad. Nii, siit liigume nüüd edasi palgatoetuse juurde, mis on Töötukassal üsna mitmekesine teenus ja selle mõte on just see, et saame toetada nii tööandjat nende inimeste värbamisel, kellel on keerulisem tööturule siseneda. Ja et on erineva perioodiga palgatoetused võivad olla nii maksimaalselt 6 kuud kui 12 kuud. Ja kellele saab siis taotleda palgatoetust? Pikaajalisele töötule, vanglast vabanenud inimesele tuleb kaasa palgatoetus noorega, kui ta on vanuses 16 kuni 24 ja siit pikem periood võib olla palgatoetusel, kui on noore töökogemus väga vähene ja ta on vanuses isegi 16 kuni 29. Nii et siis, aga töökogemus on seal väga vähene, nii et see palgatoetus peaks siis andma sellise toe tööturule liikumisel. Samuti saab vähenenud töövõimega inimesega kaasa tuleb palgatoetus ja rahvusvahelise kaitse saaja. Nii, ja kiirelt ka, millised on need määrad? Hüvitatakse 50% brutotasust ja kuni töötasu alammäär. Nii et praegu kehtiva töötasu alammäär 584 eurot. Ja siin taas vähese töökogemusega noore puhul on toetus suurem, see on siis 2-kordne alammäär ja kuni 1168. Nii, ja oluline on siis siin nendel tingimuste juures tähele panna, et tööleping, mis tööandja asuva inimesega sõlmib, on tähtajatu või vähemalt 6 kuud. Ja palju küsitakse ka, et aga kas on mingi juhus, et ma pean selle palgatoetuse kõik tagasi maksma ja kes maksab ja millal maksab. Siis siin on tagastada tuleb see siis, kui tööandja initsiatiivil lõpeb tööleping ennem tähtaega. Nii et see on see kitsendav tingimus ehk et see eesmärk saaks siiski täidetud, et milline on kas siis vähemalt lepingus sätestatud aeg või tähtajatu lepingu puhul vähemalt aasta. Nii, ja liigume edasi ja vaatame mõned olulised osad siin veel üle, et palgatoetuse puhul samamoodi avaldus esitada kindlasti ennem tööle asumist ja kõige kiirem on seda teha e-Töötukassas. Seal avalduses kõiki detaili hakka üle käima. Kõige olulisem on see, et avalduses märgitakse ära üks konkreetne kuupäev kuus, millal on see palga maksmine, see on tavaliselt asutustel määratud ja veel tähelepanu pöörata, et märgitakse ära maksimaalne võimalik brutotöötasu. Mida see tähendab? Te teete näiteks palgatoetuse saate 6 kuuks ja te olete peas mõelnud, et esialgne sisenemine on 1 palgaga, aga kui ta on väga hea töötaja, ma plaanin tõsta näiteks katseaja möödumisel, siis sellesse avaldusse märkige juba see, et milline võiks olla see palgamäär tulevikus. Et see annab sellise nagu makstase, mis saab palgatoetust küsida. Nii. Ja kõige olulisem, palgatoetuse avalduse teeb tööandja ja selle info, et kas temaga tuleb palgatoetus kaasa, annab tööle asuja. Tihti annavad nad selle juba ka ise CV-s
see võib selguda vestluses tööle asujaga, aga seda infot ei anna Töötukassa, vaid ikka tööle asuja ise ja avalduse teeb tööandja. Ja nüüd väga oluline teema kõikide tööandjate jaoks tänases olukorras, kus on palju muutuseid, on vaja kohaneda ja mida me täna just siin kõikidele ka oma sõnumitega edasi tahame anda, et kohane ja võida, siis üks oluline teema on koolitustoetus. Koolitustoetus tööandjale saavad esitada eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtja tööandjana ja ka kohaliku omavalitsuse asutus. Ja koolitustoetuse tööandjale on siis 4 erinevas suures grupis. Kui tööandja värbab OSKA-ametitesse, need on siis sellised ametikohad, kuhu tuleviku vaates on vähe tööjõudu leida ja nendes ametikohtade värbamisel on siis võib-olla lisakoolitusi, siis Töötukassa aitab siin koolituskulusid hüvitada. Teine suur valdkond on muutuste olukord, et mida saab põhjendada nii, no kõik siis lähtuvad tööandjast või majanduskeskkonnast. Siin ei ole mõeldud, et nüüd konkreetsest töötajast endast, et mitte tema enda oskused nüüd ei vaja uuele, vaid ikkagi töökohast ja tööandjast. Ja 3. grupp on eesti keele oskuste arendamine ja sealt edasi digipädevuse arendamine, mis on sellel aastal lisandunud ja on väga oluline ja väga populaarne koolitustoetuse liik. Ja põhitingimus vähemalt 50 akadeemilist tundi ja kestusega kuni 1 aasta. See tähendab siis seda, et koolitusprogramm on pikem, ta ei ole selline 1-2 päevane lühikoolitus, vaid mõte on ikkagi nagu uusi teadmisi, mingit tänastest oskustest, teadmistest, olulist hüpet, arengut edasi. Ja Töötukassa abil saab siis tuge koolituskuludel, palgakulu tunnitöö alammäära 100 eest, mil töötaja osales koolitusel ja ka siis, kui koolitusel osalemisega seotud sõidukulu on koolitus viib välismaale. Et Eestis näiteks ei pakuta seda koolitust, on vaja emafirmas mingit koolitust läbi viia, et siis saab ka sõidukulu kompenseerida. Ja tööandja poolt tehtud kulude kogusummast hüvitame üldjuhul kuni 80% ja kuni 2500 eurot töötaja kohta. Registreeritud töötu tööle võtmisel kuni 100% ja kuni 2500 eurot töötaja kohta. Ehk et siis on see määr, toetuse määr veel suurem. Ja siin samamoodi koolitatava tööleping peaks olema vähemalt pikkusega 6 kuud või tähtajatu, ehk et selline pikemaajalisem suhe. Ja kui meil on täna kuulamas siin palju alustanud ettevõtjaid, siis toon siin notabene juurde ka selle märkuse, et väga hästi sobib teile siis värbamisel OSKA-ametitesse, ehk et siis ei ole seda tingimust juures, et ettevõte ei pea olema 3 aasta jooksul, vähemalt 2 aasta jooksul tasunud töötuskindlustushüvitist. Et siin on see, et kõik startup ja alustanud ettevõtted saavad olla ka väga võrdväärsed koolitustoetuse taotlejad ja kasutajad. Kui praegu on sellest koolitustoetusest selline kiire ülevaade, igapäevaselt nõustame ja aitame tööandjaid, et selles rägastikus leida, et milline on sobiv, milline on see suund, millised on tingimused. Ja mõned näited ka, et kuidas siis koolitustoetus muutuste olukorras või ka siin sellises kohanemise aastal selle populaarsus on muutunud. Et kui eelmisel aastal 2020 oli veidi üle 300 avalduse ja 170 positiivselt kinnitatud koolitustoetuse otsust, siis sel aastal 9 kuuga oleme juba jõudnud sellisele üle 2-kordsele tasemele ja enam kui 450 positiivset otsust. Et siin on oma tõuke andnud kindlasti mainitud digipädevuse koolitus, aga ka seesama koolitustoetus muutuste olukorras. Ja näiteks siis ka mõned näited, mis see muutuste olukord tähendab. Et kui on ettevõttel
uue tehnoloogia kasutuselevõtt ja selleks vajalik kasutajaoskuste saamine, et on uus tööliin avatud ja tarnija või kes iganes teeb sellele vajaliku koolituse, siis on see muutuste olukorras koolitamine. Uued turunduskanalid, uued platvormide kasutamine, uued tegevussuunad, näiteks oli vajalik elektriku esmaõppe programmi läbimine, kui tööandjal senisele tegevusvaldkondadele lisandus uus ja siin digipädevuse näidete puhul on need absoluutselt seinast seina, et Exceli koolitusest kuni platvormide erinevate programmeerimiskeelte kasutamise õpinguteni. Nii et need kõik kuuluvad siis koolitustoetuse valdkonda. Nii et julgustan kasutama, et 700 avaldust on laekunud ja piiri ees siin ei ole, sest et inimesed vajavad koolitusi, inimesed vajavad seda, et nad oleksid tööturul jätkuvalt aktiivsed ja teie tööandjatena teil oleksid head ja oskustega töötajad. Aitäh, Ailen! Samuti räägime nüüd teenustest ja toetustest vähenenud töövõimega inimestele, et te oleksite ka selles osas hästi teadlikud. Kui te olete tööle võtmas vähenenud töövõimega inimest, et kuidas siis saab Töötukassa teile kasuks olla? Esmalt siis kindlasti läbi nõustamise. Jagame oma mõtteid, nõuandeid tööandjale, kellel on valmisolek võtta tööle vähenenud töövõimega inimest. Ja meil on ka siin Töötukassas vastav tiim, kes saab teile koha peale asutusse tulla ja tõsta teie kolleegide teadlikkust, anda informatsiooni, et kindlasti see nõustamisteenus on üheks teenuseks, mida saame pakkuda. Teiseks, palgatoetus. Vähenenud töövõimega inimestele rakendub ka palgatoetus, kui ta on arvel olnud vähemalt 6 kuud, nagu ka Ailen juba rääkis. Makstava toetuse perioodiks on siis 12 kuud vähenenud töövõimega inimese puhul. Järgnevaks aitame hüvitada ka sotsiaalmaksu vähenenud töövõimega inimese eest. Ja mõnikord läheb ka vaja tööruumide kohandamist või töövahendite kohandamist või läheb inimesel vaja abivahendit, et see abivahend aitaks tal jätkusuutlikumalt tööl püsida. Ja ma olen toonud teile ka siin mõningad näited nendest abivahenditest. Nüüd te näete siin ees sellist pildikest. Esmalt spetsiaalse tugevdusega saapad inimesele, kellel on puusa ja alaselja probleemid ja inimene töötab lennubaasis valvurina ning tema töö iseloom nõuab talt pidevalt püstijala olemist, ehk siis need saapad on see inimene abivahendiks saanud. Teiseks, käsijuhtimissüsteem ratastoolis inimesele, kes peab kasutama pidevalt autot. Seda süsteemi on väga kerge paigaldada, süsteemi on väga kerge jälle uuesti teise autosse paigaldada, et ka inimese töökoht just nimelt ongi autode siis hooldusesse viimine. Kolmandaks te näete ergonoomilist arvutihiirt randmeprobleemidega inimesele, kes töötab joonestajana. Ka sellised vahendid on olemas. Osad ka ergonoomilised töövahendid on nähtaval siin karjäärikeskuses, kui te olete karjäärikeskust külastamas. Ja viimase näitena siis veenihaigusega inimesele spetsiaalne kohandatav tool. Inimene töötab kalatöötlejana ja on vaja pidevalt just nimelt siis seda tooli kõrgust reguleerida ja see töövahend siis inimest igatpidi toetab. Nii, ja mina lisan nüüd kiirelt ühe teenuse tutvustuse veel, et on kindlasti palju ettevõtjaid, kellel on suvel töötanud alaealised või siis on selline koolivaheaja perioodil selline plaan värvata lisatööjõudu ja nad on alaealised. Mõte on selles, et varakult juba noortele pakkuda töökogemust, et me ei jõuaks sellesse staadiumisse välja, kus on arvel noor, kellel ei ole mingit töökogemust. Ja kui te selle tööandjat siin toetada, kui te
jooksva aasta eest olete 13–16-aastasele maksnud brutotöötasuna kokku vähemalt 1000 eurot, siis makstakse toetust järgmisel aastal 30% sellest brutotöötasust. Ja taotletakse ja makstakse välja siis kalendriaasta esimeses kvartalis eelmise kalendriaasta eest. Kui te sellel aastal teete need värbamisotsused, siis tehke märge kalendrisse, et uuel aastal esimesel kvartalis on ka võimalik siin toetust saada. Tööandja saab taotleda toetust nii töölepingu kui muu võlaõigusliku lepingu alusel töötanud noorte eest. Et siin on ka erandina, kui ma enne mitu korda rõhutasin töölepingu vajalikkust, siis siin on natukene vabamad tingimused ja võimalusi rohkem. Ja siit võtame kokku, kust leida lisainfot. Et need samad kõik teenused on toodud põhjalike kirjeldustena Töötukassa kodulehel. Seal on ka põhjalikumalt kirjas EVAT taotlemisest, millest Siim hommikul mainis juba, et see on populaarsus on tõusmas ja kasvamas, aga saate siis ka, kui teil veel ei ole oma ettevõtlust, saate uurida, et kuidas sellega algust teha. Ja samamoodi siin lingid, et Tallinna ettevõtluskeskusele ja sihtasutusele Harju ettevõtlusarenduskeskusele. Et väga palju on erinevatel asutustel võimalusi, kuidas ettevõtjaid toetada ja meie kontaktid siin kõige lõpus. Ja, täname. Aitäh. Aitäh. Aitäh teile, Inge-Helene ja Ailen. Ja vaatame, kas meil on tulnud ka vaatajatelt, kuulajatelt küsimusi. Üks küsimus, mida soovitakse teada saada ja äkki saate ka üle täpsustada, et millised on mittetulundusühingute võimalused koostöös Töötukassaga? Nii, ma alustan siis siit alguses, et mittetulundusühingutel on mõnevõrra väiksemad võimalused kui nüüd äriettevõtetel. Et tööpraktikat, kõiki selliseid võimalusi saaksime ju siiski koostöösse pakkuda. Aga nüüd, kui me räägime, tõin ka erinevate teenuste puhul välja, et millised on nüüd tõesti nüüd toetuste tingimused, et millal peab äriühing olema. Aga MTÜ-del töövahendusteenus Töötukassaga oleme kahel käel valmis töövahenduses aitama kõik nii tööpakkumiste lisamisest kuni ka siis, kui on suuremad värbamised plaanis, siis rohkemate teenustena. Nii et see on ju meie põhiteema viia kokku tööotsija ja tööandja. Et julgelt võtke meiega ühendust. Ja, aitäh. Ja teine küsimus on ka, me jõuame selle küsimuse ka praegu siin ära küsida ja kui tuleb kellelgi küsimust veel ka hiljem, et siis nagu ma enne juba mainisin ka, et siis me Facebooki lehel kindlasti nendele küsimustele ka hiljem vastame. Ja teine küsimus puudutab siis ka, et kas Töötukassa eristab suuri ja väikeettevõtteid ja kas ka mikroettevõtetel on võimalik Töötukassaga koostööd teha? Koostööd teha on alati võimalik kõigil, et meie käime ka asutustes koha peal ja kaardistame teie asutuse situatsiooni, vaatame üle teenused, mida me saame pakkuda. Et selles osas kohe kindlasti järjekordselt ütlen, et võtke ühendust, vaatame teie olukorra üle ja saamegi juba koos edasi tegutseda. Ja kui teil on ettevõte ja olete enda ettevõttes ise töölepinguga töötaja, siis koolitustöötus nendel tingimustel, mis on toodud, on teie. Nii et enda ettevõttes samamoodi vajate ju koolitamist. Suurepärane. Ma tänan teid veel kord mõlemat selle informatsiooni andmise eest ja aitäh. Mina liigun nüüd siit edasi. Ja tuletan meelde, et meie tänane teabepäev Tegutse targalt koosneb 4 plokist. Esimene neist on Ole teadlik. Selle plokiga me praegu tegelemegi. Teine plokk on Ole väljapaistev.
kolmas plokk, ole vastutustundlik ja neljas plokk, mõtle suurelt. Nüüd ole teadlik, me kuulsime, millised võimalused on Töötukassal pakkuda ettevõtetele, mida me oleme teinud ja me liigume selle ploki juurest edasi nüüd just praktiliste näidete juurde, mida tulevad rääkima erinevate ettevõtete esindajad, kellel on olnud juba Töötukassaga koostöö siis ühe või teise teenuse raames. Ja mul on hea meel siia enda kõrvale kutsuda sellised inimesed nagu Katrin Charles, Inition Tallinn ettevõttest, Margrit Mülts, moevabrik ja Natalia Kitam, Velox Mobile. Tere tulemast! Tervist! Tere! Tere kõigile! Meil on nüüd teiega siin natukene rohkem kui pool tundi võimalus rääkida teemadel, kuidas on olnud teie kokkupuude Töötukassaga, kuidas läheb teie ettevõtetel. Ja esimese küsimusena siis te kõik saategi lühidalt ennast tutvustada ja ka enda ettevõtet mõne lausega tutvustada. Ja teeme siis niimoodi, et hakkame siis Katrinist siit pihta. Ole hea! Ja Katrin Charles olen ja olen Inition Tallinna personalijuht ja suht värskelt tegelikult sinna tööle läinud, olles 5 kuud. Et kuidas ma jõudsin teenusteni, et eks ma aastaid tagasi olen ise olnud tööotsija rollis, aga nüüd siis juba pigem nagu tööandja rollis, et kuna meie eesmärk tehases, meil on siis 2 tehast tootmist, on kasvada ja hästi palju kasvada, siis mul oli vaja leida võimalikult palju kanaleid ja lihtsalt võtsin telefonitoru ja helistasin ühele konsultandile seal. Ja selleni me kohe jõuame just ka, et kuidas see täpsemalt, sest et neid võimalusi tõesti on ju tänapäeval väga erinevaid, kuidas inimesed kokku satuvad. Aga liigume siit edasi, et Margrit. Moevabrik on asutatud siis 4 aastat tagasi umbes ja põhilised tegevusvaldkonnad, millega ettevõte tegeleb, on huviharidus, nii moekunsti huvikool ja ka siis õmblustööd. Aitäh ja Natalia? Mina esindan haridusettevõtet ja see on innovaatiline, tehnoloogiline. Oleme Velox Mobile OÜ ja meil on Multiki online school, ehk siis on keelepraktika võrgustik ja nüüd ka koolitame ka, ehk siis anname praegu eesti keeleõpet, sellist innovaatilist, et meil on päriselt teadus ja haridus koos. Aga mul on ka veel üks ettevõte, see on tegelikult MTÜ ja see on samuti ta võib olla Töötukassa partner, selle peale me mõtleme ja see on Kodanikumeedia kool ja meil on platvorm, kus me jälgime poliitikute lubadusi. Just valimiste eel on see väga-väga populaarne. Väga hea. Ja no ma näen, et sul on mobiiltelefon käes ka, et sul on tarvis seal midagi online'is kiiresti ühel hetkel teha. Me oleme sellest teadlikud. Niimoodi see tänapäeva tegevus meil siin käib ja MTÜ poole pealt, nagu me tõesti siis kuulsime, et ka MTÜ-dega Töötukassal loomulikult on võimalik teha koostööd. Küll võib-olla mitte nii laias ulatuses nagu siis äriettevõtetega, aga need koostöökohad kindlasti on olemas. Ja see teine küsimus, mis nüüd ka teile kõigile järjest siin läheb, kus te saate natukene siis enda kogemust avada, käibki selle kohta, et kuidas te Töötukassa teenusteni siis jõudsite. Täiesti võitegi rääkida nagu sellise hästi praktilise loo, sest ma usun, et on kuulajaid, vaatajaid, kelle jaoks see omabki tähtsust, et on see siis telefonidel, meilidel või kuidagi muud moodi veel. Ja just nagu ma siis eelnevalt ütlesin, et võtsin telefonitoru ja helistasin, et ega mul nagu selliseid, ütleme väga sooja tundeid Töötukassaga eelnevalt pole olnud, aga see, mis järgnes, see oli nagu väga üllatav ja positiivses võtmes, et nad helistasid ja leppisime kokku kohe kohtumise tööandja, ütleme konsultantidega, kes tulid kohale, vestlesid, näitasid teenuseid, mis võimalused on, et ma olin tõesti meeldivalt üllatunud selles osas. Ja. Aitäh, need telefon, eks ole. Ja telefon lihtsalt otsa, ja just. Saab.
Margrit. Et mina sain siis põhilise informatsiooni veebi teel, et kui ma vahetasin töökohta seoses elukohaga, siis hakkasin otsima siis nagu uusi väljakutseid ja vaatasingi, millised on siis ettevõtte loomiseks võimalused ja Töötukassa kaudu sain väga hea sellise struktuurse toetuse ja ülevaate selleks ja ka muidugi ka nii-öelda võimalused. Aitäh. Ja Natalja? Noh, mind koondati ja ma panin ennast Töötukassa arvele, see oli aastal 2009. Aga tööandjana ma sain kontakti tegelikult läbi töötu, kellega me suhtlesime ja keda me võtsime praktikale. Ja nüüd ma olen väga õnnelik, et ta on meie töötaja ja nii head töötajad me ei ole kunagi ka unistanud saada. Ta on tõesti väga-väga hea. Enne seda ta oli pikaajaline töötaja, ehk siis mitu aastat ja nüüd ta on ennast üles leidnud. Et meil on üldse meie ettevõttes, kuna meil on distantsõppe ja kõik töö on virtuaalne, saavad töötada inimesed, kes ei saa liikuda, kellel on töövõime ei ole 100%, aga selle eest nad on väga-väga andekad ja väga lojaalsed inimesed ja väga head töötajad. Natalja, juba kui sa alguses ütlesid, et siis siit tuligi välja, et sul on rohkem kui üks ettevõte, sa tegutsed, et äkki sa kiiresti avadki ja räägidki natukene lähemalt, et mitu ettevõtet, ma usun, et varem või hiljem see hakkab huvi pakkuma. Kui korteriühist on ka siis on rohkemgi. Aga praegu on aktiivselt 3 ettevõtet, üks meediaettevõte, teine haridusettevõte, ehk siis innovatsioon ja meil on startup, me oleme Eesti startupide idufirmade nimekirjas ja teine siis MTÜ, kus me arendame jällegi tehnoloogiat, ehk siis seal, kus demokraatiat on vaja toetada ja süsteem on vana ja ei lähe edasi, siis me loome neid uusi tehnoloogiaid. Ja kõige rohkem kokkupuuted Töötukassaga ja abi ja tuge sain mina kui iduettevõtte, täitsa alustav ettevõtte just selles innovatsioonis. Minu jaoks ka, kui ma mõtlesin, no aga teised, meil on 6 ükssarvikuid, ehk siis need suuremad. Ma ei usu, et nemad kasutasid, ma olen nii õnnelik, ma saan kasutada neid. Peaaegu kõik, mis täna oli räägitud, ma arvan, et me oleme ära kasutanud. Ja nii nagu Katrin ütles, et ega nagu suurt vaimustust algul ei ole, aga kui sa hakkad rääkima inimestega, sa tunned, nad teevad seda tööd südamega, et nad ei ole sellised mutrikesed, nad kusjuures kui ega ei olnud kogu aeg, et igal pool tuleb jah, palun, siin on raha ja palun tehke seda ja toda. Et me saime ka negatiivsed vastused, aga nad olid mõistlikud ja isegi enne, kui näiteks ühe taotlusele oli negatiivne vastus, mulle helistati ja öeldi, et kuulge, et vaadake, et taotlus on väga hea, lihtsalt teil ei ole, seal oli üks tingimus, et tööandja, kes taotleb oma töötajatele koolitustoetust, ta peab vähemalt 2 aastat sotsiaalmaksu maksma selle. Meil ei olnud see 2 aastat täis. Me olime tõesti hästi noor ettevõte ja rahulikult telefoni teel oli seletatud ja siis, kui tuli see vastus, see ma teadsin, et mul muide veebruaris saab täis, et saame kohe esitada ja see, mida saab sealt, ei ole vana asi. Me saadame oma töötajad, just seda töötajad, keda me võtsime tööle muide Töötukassast, ehk siis pikaajaline töötaja, tehisintellekti loomist õppima ja saadame välismaale. Ja seda kõik võimaldab Töötukassa. Ma ütleks niimoodi, kui ma räägin inimestele, ka nendele, kes alles tulid siia Eestisse, nendest võimalust, mis meil siin on ja eriti Töötukassa võimalused, siis nad ütlevad, see on Eldorado, see ei ole võimalik. See on midagi sellist, mis ei ole kuskil maailmas üldse leitav. Natalja, aitäh. Me tuleme kindlasti sinu teema juurde tagasi, et kuna sul on neid mitmed ettevõtteid, on siis mind kindlasti ühe teemana ja ma usun, et ka sinu vaatajaid, kuulajaid huvitab ka see, et millised on olnud need sellised raskuskohad ettevõtete käivitamisel, et äkki sul on siit mõnda sellist soovitud või nippi, aga liiguks praegu Margrit
sinu juurde, et sinu taust on ju tegelikult haridustaust, et hariduselt pedagoog ja ka palgatöötaja siis pedagoogina, et kuidas sina ettevõtluseni jõudsid ja just nagu sellise ettevõtluseni, mis tegeleb siis hoopis moe ja õmblusega? Läbi ettevõtluseni jõudsin siis nii-öelda tiivustatult oma hobidest siis õmbluskirest, et täiendasin ennast selles vallas ja otsustasin, et seoses nii-öelda elukoha muutusega võtan siis selle suuna, et annan endale võimaluse ennast proovile panna siis nii eraettevõtjana kui ka nii-öelda selles moevaldkonnas. Ja aga kuna üks osa moevabrikust ikkagi toimetab ka huvikoolina, siis jäi sinna see nii-öelda hariduspisik sisse ja see huvikooli osa toimib ka vaatamata nüüd koroona nii-öelda ponnistustele siiamaani väga edukalt. Et ütleme, see on selline üks tugevamaid alustalasid praegu, mis meid nagu nii-öelda ärkvel hoiab. Ja jah, läbi isiklike ambitsioonide. Ikka on hästi huvitav alati just seda, et on sul meeles see, et kui sa olid enne nagu palgatöötaja ja kus käis see klikk, et nüüd alustan ettevõtlusega või käis see kuidagi vaikselt niimoodi palgatöö kõrvalt sa juba tegid või? Pigem ma ikkagi otsustasin, et ikkagi kui siis juba, et nii kui ma läksin siis nii-öelda töötukassa koolitusele juba, siis mul oli nagu kindel siht, et ma ei hakka selle nii-öelda kõrvalt midagi tegema, vaid ma keskendungi ettevõtlusele nii-öelda oma moevabrikule siis. Just, aga nüüd tuleme nagu sealt veel ettepoole veel ajas, enne kui sa otsustasid koolitusele minna ja enne kui sa otsustasid üldsegi ettevõtlusega hakata nagu selles vormis tegutsema. No sellest võib pigem öelda, et tegi kasvas välja siis, et see hobina õmblustegevusega ma toimetasin juba ennem ja noh, ma nagu lihtsalt ei julgenud ennast positsioneerida siis nii-öelda sellesse valdkonna siis tegijana, vaid tegin seda pigem nagu hobi korras, et otseselt kui nagu see teenimise koht tekkis, siis ma ikkagi mõtlesin, et ei saa paralleelselt kahte asja hästi teha. Hästi oluline sõna, ei julgenud. Ma arvan, et tuhanded inimesed on täpselt selle sama asja, võib-olla mõned julgevad tunnistada, mõned ei mitte, aga see on, ei julgenud, eks ole? Ja see positsioneering pigem, et noh, ma ei ole keegi, et ma peaks nagu ennast tõestama kõigepealt ja siis ma saan nii-öelda öelda, et ma olen nüüd ettevõtja, ma olen nüüd nii-öelda moevaldkonnas, saan midagi ette näidata. Et noh, pigem nagu see sihukene enesekindlus. Ja kuidas sa selle saavutasid? Läbi praktilise tegevuse, nii-öelda siis tõestades kõigepealt enne kõike iseendale, et see valdkond, millega ma tegelen, on vajalik, et selle järgi on nõudlust, et see pakub klientidele huvi, et meie tooteid ostetakse. Et see enne kõike nagu see argipäev siis. Ehk et mitte see, et kogun motivatsiooni veel sel aastal 2022 ja 2023 alustan ettevõtet, vaid kui ikkagi huvi on, siis tuleb hakata kohe tegutsema ja läbi selle tuleb motivatsioon, läbi selle tuleb enesekindlus. Jõudsin ma nagu siit järeldusele, eks ole. Et iseenesest lihtsale järeldusele, aga samas kuuleme tihti peale inimesi seda just nii-öelda plaane pidamas, et ma sel aastal veel ei alusta, et ma ülejärgmine aasta, et siis ma olen niimoodi juba seda motivatsiooni piisavalt juba tulnud. Aitäh, Margrit. Siis liigume Katrini juurde, et teil on olnud väga huvitav kogemus ka välismaalaste ja noorte tööle võtmisel. Jah, just, et kuna tööstuses on hetkel tööjõukriis, et meil on raske saada sinna liini taha inimest, meil on, eks ju, lehtmetalli tehas ja siis on ka elektroonikatehas, aga fookus on just lehtmetalli tehases, et kus kasvuplaanid on väga suured, et siis me värbame töötahet ja suhtumist. Võtame täitsa valge lehe ja hakkame teda koolitama, et jah, et kuna meil vahetuse vanem on Egiptuse mees, kes on Eestis elanud 13 aastat, räägib eesti keelt ja ka vene keelt juba, et siis läbi tema võrgustiku tulid meile hästi eksootilistest, tema tutvused, keegi teab, tuttav, eks ju, sõna liigub, siis eksootilised riigid, kust me, kes on siia Eestisse jõudnud, on Süüria, Iraak, Kurdistan ja ka Nigeeria. Et just, et me võtame nad sisse, me koolitame nad välja ja nad on väga tublid ja lojaalsed töötajad. Ja siis see noorte pool, et
me juhtidega rääkisime, et prooviks oma töötajate lastele anda võimaluse, et saaks sellist tööelu vaadata sissepoole tootmisesse, mis see tootmine on. Et näiteks minu tütar, kes on 15-aastane ja siis ka vahetuse vanema tütar 13-aastane, et kuu aega tegid tööd meil tootmises, hästi lihtsaid töid, et mis ei ole nagu konti murdvad ja et lugesid mutreid seal ja kasutasid erinevaid selliseid lihtsamaid tööriistu. Et just, et minna nagu hästi avatult ja hästi selliselt natuke ka riski peale välja, eks ju, et me ei tea, mis sealt tuleb, on ju, aga me oleme nagu, mulle tundub, et me oleme õigel teel, et just noortele seda tootmise pisikut või sellist huvi tekitada, et see tootmine ei ole kole must haisev koht enam üldse. Ja sa saad öelda, et teil on see õnnestumas või õnnestunud? See on täitsa õnnestunud ja et just need, ütleme, et me oleme võtnud, kui nüüd eksootilistes riikidest, et ühe rahvusvahelise kaitse saaja inimese omale tööle ja siis sain siis teada, et saame taotleda palgatoetust temale, et see oli siis üks selline meede, kus Töötukassa aitas meid, et jah. Ma just mõtlen, et tihtipeale ikkagi on ju kuulda siit-sealt, et noorte ja selline töötamise harjumused ja siis veel, kui me liigume sellise tootmise juurde, siis öeldakse, et ei tootmine kindlasti enam mitte, et heal juhul võib olla veel kuskil kohvikus nad midagi teevad, aga seal ka enam ei soovi nad väga töötada. Ja siis tuled sina ja ütled, et näete, et meie siin niimoodi teeme ja täitsa õnnestub ja et kas on mingisugused sellised, mida sa saad välja tuua, et miks see teil just on nagu õnnestunud, et mis need tähelepanukohad siis nagu veel sellised oleks või teie õpikohad võib-olla kuidagi? No, ma nüüd ei taha väga diskrimineerida siin, aga need, kes on siis tulnud, on tütarlapsed, eks. Ütleme, et võib-olla, see on jälle case by case, et kõik tüdrukud, poisid on täitsa erinevad, eks, et mõni poiss võib olla ka 15-aastane, 16-aastane lahtise peaga ja tahab õppida, aga mõni võib olla ka täitsa istub ainult nutitelefonis ja ei viitsi liigutada kuskile midagi ennast, on ju, et eks see sõltub vanematest ja sellest kodust ja sellest kasvatusest sealt ja kodukultuurist, et mis on siis oluline kodus. Aga kuidas teie nendeni jõuate või kuidas need noored teieni jõuavad? No me võtsime oma lapsed, kes töötajate lapsed, kes me ei teadnud, kuhu tõmmata see piir, et kust läheb see piir, et ta ikkagi töötab ja ta ei, et tal kuu aega ikkagi 7 tundi päevas sa ju töötad seal, on ju, et ikkagi pausid ja et selline ka täistööpäev, et 15 ja 13, et järgmine aasta me julgemalt nagu läheme seda teed, et juba siis võib-olla tuttavale, et seda laiendada pisut rohkem, et noortel on vaja seda kogemust, noortel on vaja seda sissevaadet tootmisesse, et mis ta on üldse. Et lihtsalt ise olla alguses ka rohkem avatum, näidata seda, olla valmis, et nad kohaneksid, et mitte kohe oodata väga suurt tulemust. Ja meil on ka mentor tal kõrval seal, kes siis vaatab ja abistab ja suunab ja kes me ei pane teda lihtsalt sinna, et hakka nüüd tegema midagi. Ja, just. Ja välismaalaste poole pealt ma saan aru, et siis nagu selline töökeel on erinevad keeled. Meil on 3 keelt, eesti, vene ja inglise keel. Et muidu me ei saa tööd kõik ära tehtud, et meil on suured tellimused on ees, palju tööd on ja nii edasi. Ja, suurepärane. Liigume edasi. Natalja, nagu ma siin enne korra ütlesin, et just selle ettevõtete käivitamise poole pealt, et võib-olla sinul on siit anda selliseid mõningaid sissevaateid ja soovitusi läbi just enda kogemuse, et mis on olnud need sellised rasked kohad ettevõtte käivitamise puhul ja just, et kui sa just vastad, et siis mõtlegi, et sind praegu vaatab, kuulab inimene, kes võib-olla veel kogub julgust. Aitäh! Et ma muidu siia lisan, et meil on startup viisa ka üks inimene tööl ka, et lisaks. Et me teame, et on 3 asja, mida alustav ettevõtja, mille üle ta peab mõtlema. Et kes töötab? Kellele sa müüd, et üldse müük läheb.
ja kuidas sa koolitad neid töötajaid, kus sa neid leiad, kuidas koolitad. Et kõik need on suuremad riskid. Me teame, et meie see sotsiaalmaks ja tööjõumaksud on väga kõrged. Ja tegelikult kõik need 3 asja saab või nende ületamiseks tuge ja abi me saime Töötukassalt. Et tänu sellele, et me enne kui me tööle võtsime inimesed, me saime praktikale neid võtta ja kohe väga tõsiselt, et 1, 2, 3 kuud inimene on ennast sisse elanud, juba meie saime aru, tema oskab, tema ka sai aru, et siin ta saab hakkama, see on ka väga tähtis ja siis oli sõlmitud tööleping. See on alustavale ettevõtte, see praktika võimalus, see on suurepärane võimalus. Me saime koolituskaardi partneriks, ehk siis Töötukassa koolituskaart. Mis see tähendab? Et meil on pool nendest, kes meie koolis, keeltekoolis õpib, on tulnud läbi Töötukassa. Ehk siis see tähendab, et kui nad ei ole, kui nende sissetulek ei ole nii kõrge, nad ei saa ise selle eest maksta, siis Töötukassa nende eest maksab. Ja see töötu ja õpi programm, ma arvan, on see, kus peab rohkem ja rohkem sellest rääkima. Vähemalt mina ei väsi sellest rääkimast inimestele, sest Töötukassa, see ise sõna töötu, et me jääme nagu kinni sellest töötust inimesest ja võib-olla tõesti paljude peades on see, et Töötukassa maksab raha töötutele. Selle eest jah, et Töötukassa teeb hästi-hästi palju asju. Ja näiteks see, mida me oleme kasutanud peaaegu kõik, mis oli nimetatud. Ja siis, kui ma näen, siin on veel üks asi, ma ütlen, jälle klapp. Jälle võib proovida, näiteks MTÜ peale ma ei ole mõelnud, aga näiteks eile me rääkisime koostöövõimalustest Tartu Ülikooliga, et praktika, aga siis kui sa oled ettevõtja, sa näed võimalusi, et hoia lihtsalt peas, et on Töötukassa, kes võib abiks olla. Ära looda, et nüüd Töötukassa kõik sinu eest ära teeb ja leiab need inimesed. Sa võib-olla nad tulevad, aga ta võib olla see 3. pool, mis võtab enda peale need riskid, mis kindlasti iduettevõttel on suured. Ja vot jällegi praegugi on meil inimene, kelle eest riik maksab sotsiaalmaksu. Ja siin ma tahan öelda ka seda, et kui see sotsiaalmaksu kompenseerimise taotlus oli sisse antud läbi platvormi täitsa online, siis automaatselt, ma arvan, 1 minuti pärast oli see kinnitus. Ja järgmises kuus läks asi tööle. See on imeline. Ma ütlen IT-inimesena, et on hästi vähe neid kohti, kus kõik nii ladusalt töötab ja Töötukassa on see. Aitäh. Ja Natalja, ma pean sind tagasi nüüd hoima sellepärast, et üldiselt on niimoodi, kui keegi väga palju kiidab, siis kindlasti leidub ka neid kohti, kus öeldakse, et ma tahtsin korraks selle juurde tulla, et see, mille sa lõpus siin viitasid, oli vähenenud töövõimega inimene, kelle te võtsid tööle, et äkki sa selle koha pealt ka soovid natuke avada, just nagu julgustada, et võib-olla on ka neid ettevõtteid, kes kaaluvad siin, et ja tegelikult meil on 2 vähese töövõimega ja on ka pensionär ja kuna mina ise olen psühholoog ja ma olen see inglise keeles kõlab nii, et diversity management business case. Ehk siis see on tööturul mitte diskrimineerimine ja kuidas inimesed, kes on vähem kaitstud oma vanuse, oma töö, selle tervise osas, nad on tegelikult väga head töötajad. Ära vaata puhu, et näe, et talenti ja me saime need talendikad inimesed. Kõige paremad töötajad on minu juures, et ausalt. Ja mis on väga tähtis, see ei tähenda, et sa, ma võin talle vähem maksta, sellepärast, et niikuinii keegi teda tööle võtta, ei vastupidi. Me hoiame, maksame ja vaatame tulevikku, et siis on see koostöö ja siis on see liin annab sulle tulemust.
et väärtustada inimesi. Need on sellised ilusad sõnad ja öeldakse, et kuulge, et kõik see on siis, meil on vaja raha teenida. Millal me hakkame siin heategevusega tegelema? Ei vasta tõele. Et ainult need suured ettevõtted, keda te siin näidate, eks ju, nad on võimelised niimoodi tegutsema, aga nad on suureks kasvanud sellepärast, et nad kohe alguses peale võtsid tööle kõige andekamad, vaatamata sellele, mis seal taust on. Ja üks koht oli, kus meile öeldi ei. Me võtsime tööle osalise töövõimega inimest ja me mõtlesime, saame palgatoetust, aga me ei saanud. Sellepärast, et ta ei jõudnud 6 kuud olla arvel. Aga me saime sotsiaalmaksu kompensatsiooni ja oleme ikkagi õnnelikud ja positiivsed. Sa ütled, et nagu siin kõik nii hea. Aga ma arvan, et vaata, indiaanlased ütlevad, et hea inimene märkab häid asju. Ja kui inimene ei näe töötukassas ükskõik kus, ei näe mingit head. Ta kogu aeg nagu märkab punast valgusfoori ja loeb neid kokku. Siis ta magab maha need siis, kui see roheline tuluke hakkab vilksutama, eks ju. Et igatahes tulge ja küsige. Just. Ja, Katrin soovib lisada. Just, et seoses lisaks veel välismaalastele, aga noorteks tööpakkumise, võtame tööle, et siis samuti on meil ka vähenenud töövõimega inimesed, et hetkel on meil 3 inimest ja mina olen üks nende hulgas, et olen teinud raske haiguse läbi ja siiamaani on kõik okei ja ma saan tööd teha ja mul on nagu kõik hästi, et midagi pole teha. Nii et kas teie saate öelda seda, et kas oli kusagil see moment, et nii palju kui ma olen kuulnud, siis kui ettevõtted, kes ütlevad, et nad on läinud seda teed, et võtnud tööle inimese, kellel on ka vähenenud töövõimet, et siis mõnel juhul vajab nagu mingeid ümberkorraldamisi, natuke ümberplaneerimist, et kuidas teie selleni jõudsite ja kas olid mingeid selliseid küsimärke tekkimas? Meil nüüd ümberkorraldamisi ei ole olnud vaja, aga me oleme küll kohtunud ka vähenenud töövõimega nõustamise tiimiga. Töötukassa tuli kohale ilusti kõik ja arutasimegi täitsa pikalt, et kas me tootmises saame rakendada tõesti ratastooliga või siis kohandada mõnda töökohta, et taga kuklas me nagu vaatame, mõtleme, et kuidas see nagu päriselus saaks rakendada, et hetkel on natuke seal transpordiprobleemidega veel meil vaja lahendust leida, aga see ongi nagu why not, on ju, et tõesti, kui inimene tahab tööd teha, ma räägin sellest tahtmisest, suhtumisest, siis ei ole mingit probleemi. Ja see väga hea, et sa tõid selle just sisse, et just tootmises, et mida me oleme ka kuulnud, ongi just see, kus on ka mõned ettevõtted, kes tegelevad tootmisega, öelnud, et no ei, tootmisse kindlasti mitte, sellepärast, et meil on siin väga karmid tingimused, meil on väga kiired masinad liikumas siin tootmises, mis võib mõnes mõttes ka olla tõsi, kuid mis mulle nagu siin kohal hästi meeldib, just nagu mis sa ütlesid, et kui on inimesel soov töötada ja kui on soov lahendusi leida, et siis annab läbi rääkida neid võimalusi, ja nagu siin ka eelneva ettekande juures oli ju näha ka erinevaid abivahendi võimalused järjest rohkem täiustuvad ja täienevad ja annavad inimestele võimaluse ju panustada ja tootmine ikkagi ka ju ühes või teises elemendis liigub ju sinna, kus sa ei pea võib-olla jooksma mööda suurt tootmishalli ainult ringi, eks ole, vaid et see käib ikkagi rohkem juba läbi tehnoloogia kasutamiseni, et jah, tõesti see võib-olla see mõtteviisi koht, et mitte välistada ja nagu Natalja ütles ka, et ja mitte minna nagu selle mõttega, et selge, et äkki ma saan kuskilt kokku hoida, et see tõenäoliselt ei ole see lahendus, mida ka meie kogemus ütleb. Et tõesti ettevõtted jagunevad minu jaoks nagu 3, et on need ettevõtted, kes on saanud seda kogemust vähenenud töövõimega inimeste palkamisel ja on hästi positiivse kogemuse saanud ja sellega jätkavad. On need ettevõtted, kes ei ole seda kunagi teinud ja ei mõtle selle peale ja need ettevõtted, kes siis on nagu seal kuidagi nii, et ei tea, et ega ei välista. Ja võib-olla siin väikene osa sellest meie tänasest kohtumisest on ka see, et kui me just seda temaatikat käsitleme, et siis panna need kahtlejad siis tegema seda otsust, et proovime vähemalt arutada ja leida lahendust ja täpselt seesama see tiim, kes meil tõesti käib ka tööandjaid nõustamas, sest
mul ei peagi olema ettevõtte juhina või personalitöötajana seda spetsiifilist teadmist, aga ma saan konsulteerida. Kas ma võin natukene siin lisada ka seda, et soovitan tõesti pöörduda, et võib-olla sina ei tea, et sul on vähenenud töövõimega inimene, sest nad on hästi head töötajad, uhked töötajad, aga ta isegi ei ütle seda välja. Ja see sotsiaalmaksu kompenseerimine võib olla täitsa teile tööandjale toeks ja julgustab pärast ka veel tööle võtta. Jaa, see on tõesti järjest kasvanud. Aga nüüd Margrit, kui me võtame ka veel siin nagu teenuste temaatikat, et ka teie olete tööpraktika kaudu võtnud endale inimesi, välja õpetanud inimese või inimesi juba, et... Jah, et 2 korda on olnud sellist tööpraktika kogemust, et üks nendest on siis ka jäänud toimetama ja siiamaani tegelikult õmblus stuudios siis toimetab, et see on olnud väga nii-öelda rikastav kogemus tööandjale kui ka praktikavõtjale, et on saanud tõesti näha ka neid kitsaskohti, kuhu tuleb nagu ettevõtjana otsa vaadata, nii-öelda stuudio ülalpidamisel ja ka võib-olla ka enda sees natukene sihukest konstruktiivsust luua töökorraldustes, et see tööpraktika kogemus on olnud rikastav. Ma usun, et nagu mõlemal osapoolele, et nii-öelda reaalne väljund on tulnud siis nagu ühest praktikandist. Aga oskad sa täpsemalt tuua seda momenti just, et kus tekkis see, et midagi peaks ümber või mis pani niimoodi nagu just selles suuna peal mõtlema, et kas see, et kui sa pead kedagi nagu õpetama, et nagu öeldakse, et ise õpid kõige rohkem, kui sa kedagi õpetad? Jah, põhimõtteliselt kohe alguses, et kui meile see tööpraktika võimalus avanes, siis me pidimegi läbi mõtlema, et mida me siis nagu sellelt ametikohalt nii-öelda didaktiliselt siis soovime, et mida ta peab siis oskama, et mida me hakkame välja koolitama, sest et spetsiifilised nii-öelda õmblustööoskused olid inimesel olemas, et oligi pigem see töökorraldus, operatsioonid, mis järjekorras mida teha, et selle me pidime endale läbi mõtlema ja kindlasti selle praktika käigus tuli ka selliseid täiendusi teha selles ettevalmistuses. Kas te praegu ka veel otsite või on plaanis? Ei, hetkel mitte, jah. Meie otsime. Teie otsite? Ja meil on praegu soolas üks praktikant ootab. Me oleks võtnud ta juba tahtis juulis tulla, aga kuna ta on töötu ja tal on hästi palju õpinguid. Ta oleks nagu formaalselt meile tulnud, aga ma ütlesin, et sa ei jõua, sest me ei ole nagu eesmärk praktika pärast. Aga me tahame pärast tööle võtta, et see praktika peaks olema väga-väga tõsine. Ehk siis novembrist ma loodan, ta tuleb meile praktikale jällegi osalise töövõimega inimene. Teate, üks asi, mis ma korra mõtlen, et me võiksite korra veel kommenteerida ja miks ma selle juurde tulen, on ikkagi, et järjest rohkem viimasel ajal kuuleme ju seda tagasisidet, et meil tegelikult ju tööotsijate arv on ikka veel kõrge, kui tööandjad ja need tööotsijad ikkagi väga hästi kokku ei saa ja tõepoolest, isegi kui ma vaatan statistikat, siis jah, selle sügisene nii-öelda rakendumise aktiivsus on madalam, kui ta näiteks oli ka kindlasti eelmisel aastal ja kui üle-eelmisel aastal. Et siin on kindlasti omad teatavad põhjused, miks inimesed on võib-olla sellisesse perioodi sattunud ja pikemalt mõtlevad, aga äkki teil on siit tuua, et kuidas teie üldse värbamisele lähenete ja kas te olete nagu ka nüüd praeguses perioodis ka seda tunnetanud, et on keerulisem leida? Ja kui olete tunnetanud, et kas on mingisuguseid selliseid lähenemisi, mida te soovitate või mida te ise proovite või plaanite või olete juba kasutanud, selline 6-raudne küsimus, aga vastus peaks siis sisaldama seda, et kuidas te leiate endale siis hästi inimesi ja nüüd ja edaspidi? Ma võin siis kõige väiksemana siis kommenteerida seda võib-olla niimoodi, et alguses on see skeptilisus nii-öelda kahelt poolt, et nii, kes meile tööle tulevad, et nad ei ole nagu seda ettevõtet ennem tundnud, et siin on nii-öelda omad head ja vead. Et tuleb nagu ennast natukene näidata, et inimesed tuleksid sinna tööle, julgeksid tulla ja ütleme need valdkonnad, kus siis läbi Töötukassa siis inimesed tööd otsivad, on ka võib-olla mingil määral nagu sellised kindla suunaga, et kui me panime oma õmblusse
õmbleja soovi siis Töötukassa kuulutus ülesse, siis tegelikult oligi nagu perioode, kus laekus meile päris palju kuulutusi, et see oli ka seoses näiteks ühe õmblusettevõtte sulgemisega, et siis kohe hakkas nii-öelda see liiklus toimima ja oli ka selliseid mõõnaperioodi, kus ei tulnud nagu ühtegi kuulutust, et ühtegi kandidaati. Et noh, nii-öelda see kogemus on nagu mõlemapoolne, et tuleks nagu ühelt poolt ja kui inimene leiab selle õige koha ja kui ettevõte leiab õige töötaja, siis see klapp tuleb. Kas te kasutate ka sellist nagu kandidaatide panka, et kui hetkel ei otsi, aga on soovijaid, et kuidagi on... Ja me oleme nii-öelda palunud siis või küsinud luba siis jätta endale andmed üles, kui juhul me oleme leidnud ja siis, et edaspidiseks. Kui nüüd võtta selle ettevõtte näitel, sinu ettevõtte näitel, kas siis ütleme viimase 1,5 aasta jooksul, kas sa saad nagu öelda, et kui te olete vajanud näiteks töötajaid, kas siin on mingisugune selline... Ei, viimase 1,5 aasta jooksul me ei ole aktiivselt otsinud, sest et tänu sellele koroonale on stuudio olnud nii-öelda väga nii-öelda madalas profiilis, et huvikoolis on meil kõik nii-öelda olemas, et sinna me selles mõttes ei ole aktiivsed olnud tööturul. Nii, Katrin? Ja, mina olen 5 kuud olnud tööl ja ma olen selle jooksul värvanud 30 inimest. Ja, et ära läinud on võib-olla seal 5 ringis, et just, et minu tööandja konsultant on mulle suureks abiks olnud, ta on teinud sihtotsingut, mis oli ka päris selline huvitav nüanss, et Töötukassa teeb sihtotsingut, et tavaliselt peab suurt raha selle eest maksma, eks ju, aga sai täitsa tasuta on ju. Et sealt tuli kandidaate, aga kuna meie spetsiifika on ikkagi metallitööstus ja siis elektroonika, et mul on ka praegu 5 töökuulutust üleval, et ütleme kõrgajal oli mul 10 töökuulutust, et see oli kõik kasvuga seoses, et me oleme nad ikkagi läbi tuttavate ja siis ka ütleme teinud ennast rohkem nähtavamaks, rohkem nagu igal pool niiviisi käinud, ka siin. Ja ma tahtsingi öelda, et mis see on, et kas see näiteks, eks ole? Just, et see tööandja bränding, et kuna Rootsi ettevõte, et siis ka meie hüvede pakett on päris korralik, et meil on 15 erinevat hüve, alates seal elulised sündmused, spordikompensatsioon on 400 eurot aastas, kingitused, suvepäevad, seal sünnipäevakingitused jõuludele, et me nagu pakume kõike, mida, eks ju, ütleme, IT-maailmas on nagu nii igapäevane, aga võib-olla tootmine nii palju ei ole sellist hüvede paketti pakkunud motivatsiooniks, eks, et me nagu teeme kõik, et neil oleks hea olla meie juures ja et nad tahaks töötada. Kui sa ütled, et viimaste kuude jooksul leidnud 30 töötajat, siis see tähendab, et ikkagi teile neid kandidaate ka tuleb, isegi sihtotsing on 1, aga ka muidu? No raskelt. Raskelt, jah. Et näiteks tehnoloogi, konstruktor-tehnoloogi, kes on siis ikkagi selline inseneri taustaga, konkreetselt otsisimegi 4,5 kuud ja võtsime paar nädalat tagasi poisi täitsa koolipingist, kes oli just lõpetanud tehnika kõrgkooli ja meie siis tehnoloogia juht õpetabki teda siis välja. Õpetab ja kasvatab just, et kuidas see töö tegemine on. Aga koolipingist, mis see tähendab, et kas te siis juba olid kellegi tuttav, juba teadsite, et on lõpetamas või? Ei, ta kandideeris meil. Jah, et kuna see meie piirkond on lagedi, et sinna saada, siis peab ikkagi nagu oma transport olema ja meil töötajate bussi praegu ei ole organiseeritud, et see ligipääs on natuke keeruline, et sinna millalgi pidi tramm tulema, selle peale me ka ei saa lootma jääda. Need lükkuvad mõnikord edasi, mõne aasta. Et ta tuleb raskelt, neid kandidaate ei tule, aga kui tuleb, siis ma kohe kraban ta ära, et kui on hea inimene. Aga praegu otsite? Ja ikka, ja jälle. Siis saab siin ka öelda selle välja, et mine tead. Kuulutused üleval, kõik võite vaatama minna. Just. Ja Natalja, et kuidas nagu teie puhul see nii-öelda siis töötajate leidmine kõige parem on? No tänu Töötukassa abipakettidele me tegelikult loome ka töökohti. Ma just mõtlen töötades meedias, avalikus sektoris, ma ütleks, et ma kogu aeg mõtlen, et nii,
riigi raha, maksumaksja raha kulutatakse millegi peale, et mis see tulemus on ja rakendan ka see enda peale, kas see raha, mida Töötukassa siis nii või naa ühe või teise toetuse näol siis meile üle kannab, et kuidas see tavalistele inimestele. Ja ma ütleks, et see töötab. Praegu novembris me avame 1000 tasuta kursust inimestele, eesti keele kursust. 1000 kohta, 2 kuud kursus. Kas on see hea? Ma arvan, et see on väga hea, sest tegelikult eesti keele oskus on tööturul väga-väga vajalik. Ehk siis ma loodan, et see, mida siis Töötukassa, kuidas ta abistab meid, et me saame ka inimestele ja ühiskonnale seda tagasi anda nii uute töökohtade näol, ehk siis me maksame makse, aga ka midagi sellist ja uut, ma nüüd mõtlen seda iduettevõtte. Me loome, no mitte nullis, aga kuskilt tehnoloogiliselt midagi täitsa uut ja plahvatuslikud võib-olla. Me loodame, et 1-2 aasta pärast kõik räägivad eesti keelt siin Eestis. Julgen seda väita, me saame seda ära teha, me oskame seda teha ja pean ütlema, et Töötukassa meid toetab. Mitte mingid teised fondid, aga Töötukassa läbi seda, et me saame oma sihtrühmale pakkuda seda. Ma võib-olla korraks tulen selle eesti keele õppe juurde, kuna tõesti eesti keele õpet me oleme pakkunud aasta-aastalt järjest rohkem, järjest enam. Ka meie jaoks on see kindlasti elementaarne, nii nagu on ka vene keele oskus teenindussektoris ja inglise keele oskus ja üldse keele oskus teatud sektorites, kus seda on vaja. Küll aga meil näiteks ka eesti keele õppe puhul on katkestajate osakaal päris suur, võiks olla väiksem. Et minu küsimus sulle on võib-olla see ka, et kas teie ka midagi teadlikult teete ja saate teha, et katkestajaid oleks vähem, et kuidas teie motiveerite neid õppijaid? Meil on katkestajaid, kuigi meil on online õppe, me ei ole kunagi oma õpilastega kohtunud nagu silmas silma, et meil on kontaktõppe ja siis meie süsteem, ehk siis matriks, keeleõppe matriks. Meil on katkestajate number 0, aga me õpetame iga päev. Iga päev on kodutöö, iga päev on tund. Ja muidugi kohe praktikasse, kohe rääkima. Me avame nii kultuuri kümblust nende jaoks kui meediakümblust, ehk siis keelekümblust. Ja praegu meil õpivad näiteks arstid eesti keelt. Nad ise tahtsid. Keegi peale nagu ei ole surunud, aga mul on nii hea kuulata, kuidas nende erialaselt, kuidas nad eesti kolleegidega, nad on Narvast, eesti kolleegidega nad nüüd palju vabamalt räägivad. Õpetajad, ma ütlen seda, et me oleme iduettevõte ja keeleõppes me tahame tulemust. Ja just selles mõttes on Töötukassa ja kõik see tööturg ta kohe annab sulle tagasisidet, kas töötab või ei tööta, kas on mõtet õppida või mitte. No kõik selleks me olemegi loodud, et inimesed õpiks, räägiks, ei katkesta, naudiks seda protsessi. Kusjuures just töötajatele soovitan online õppimist sellepärast, et me saame seda eesti keele õpet integreeruda nende töögraafikusse, nende pereelu nii, et ütlen ausalt, meil on 2, 3, 4 tundi päevas õppivad inimesed, aga naudivad seda, nad ütlevad, see on nagu spa nende jaoks. Ehk siis innovatsioon. No oi kui hea on seda kuulda, Tulge õppima. Ja. Just, teate, ma vaataks korraga seda, et kas meil Slido kaudu küsimust on tulnud, aga kui ka ei ole, et siis kui nüüd midagi, mida te oleksite soovinud veel rääkida, kommenteerida, jäi minul küsimata, siis on see praegu võimalus. Et siin on küsimus, mis ma näen, on tulnud nüüd, et kui me rääksime siin välismaalaste sisseelamist, et ma saan aru, et see on siis Katrinile just küsimus, et kuidas välismaalaste sisseelamisprotsess on läinud teil siis ettevõttes ja kuidas nad Eesti kultuuriruumiga kohanevad? Sisseelamisprotsess, ma arvan, on hästi läinud, et eks ta niimoodi tasa ja targu kulgeb, aga
nad samuti õpivad eesti keelt, neil on ju kolleegid erinevate keeleliste taustadega, et saavad hakkama, et mingid töö on nagu tehtud põhiline, et seal nagu midagi sellist katastroofilist ei ole toimunud meil tootmises. Vaata, mida mina olen tähele pannud, et kui inimestele kohe, kui ta siia saabub, pakkuda seda keeleõpet, siis see sujub väga hästi. Palju paremini kui nendel, kes on siin sündinud ja palju aega elanud nii-öelda oma keelemullis. Nad on valmis panustama, nad teavad, et niisama kõik ei tule ja nad õpivad väga hästi, aga oluline on see, et see õpe oleks väga praktiline ja saaks kohe rakendada. Et nad saavad palju kiiremini keelt suhu kui need, kes siin kaua elanud või siis ka sündinud. Ja, aitäh, Natalja. Ja Margrit, kas sinul oma poolt veel midagi? Ja no keeleõppega olen ma täitsa nõus sinuga, et palju lihtsam on hakata tegema koostööd juba sellise inimesega, kes see kulgeb hästi loomulikult. Kui siis et lähed tavaliselt ikkagi nagu sellesse mugavustsooni välja selle inimesega, kes on juba harjunud siin nii-öelda otsima seda oma kultuuriruumi, vene keelt nagu kõnelema siis, et mul on ka seesama kogemus olemas. Keel ei ole grammatika ja sõnad, mida sa kõrvadega vahele paned. Keel on teised inimesed, kellega sa räägid, sa saad neist aru, nemad saavad sinust aru. Need on teised kohad, kuhu sa satud ja teised asjad, teine töö, mida sa teed. Just. See on see keel. Just. Kuid nüüd tuleb mul öelda teile suur aitäh ja eriti suur aitäh just selle eest, et te jagasite seda kogemust, et seesama, et ole teadlik, et ma loodan, et siin said kuulajad ja vaatajad teadlikuks rohkem ka sellest, et kuidas teil on tegelikult läinud, mis on läinud hästi ja mul on hästi hea meel, et kogu selle suhteliselt lühikese aja jooksul tuli ikkagi ka välja need erinevad võimalused, mida te olete siis saanud kasutada ja kui siit keegi saab indu juurde, kas alustada enda ettevõttega või siis juba olemasoleva ettevõtte töötajate värbamiseks või koolitamiseks või tööpraktikaks või muuks toetuseks kasutada Töötukassa abi, siis on see võimalus ja loomulikult igasugune tagasiside on meie jaoks väärtuslik, nii positiivne kui ka kriitiline, sellepärast et nii-öelda kriitikast ju ka õpitakse. Et veel kord suur aitäh teile kõigile tulemast ja meie poolt ka väikene magusmeene. Aitäh. Siin on peale kohe kirjutatud. Aitäh. 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 Ja nüüd me läheme siit lühikesele pausile, nagu oli lubatud 5 minutit ja oleme tagasi 11:35.